Tere! Tänases videos räägin teile, kuidas kümnendmurde liita ja lahutada. Kümnendmurdude liitmise juures on oluline üks ja ainuke asi. Kui meil on vaja 2 kümnendmurdu kokku liita, siis kõige olulisem asi on need kümnendmurrud teineteise alla kirjutada nii, et komakohad oleksid kohakuti ehk järguühikud oleksid teineteise all. Ja nüüd ei ole mitte midagi muud, nii nagu sa kirjalikult ikka liidad, et kümnendikud, sajandikud, ühelised, kümnelised liidame siis ilusasti teineteise alla. Alustame sajandikest. 8 ja 6 annab meile 14 sajandikku ja me jätame siis siia ühe meelde. Nüüd on meil 1, 4, 1 annab meile tulemuseks 6 kümnendikku. Üheliste liitmine annab meile 5 ja kümnelisi on 1. Ehk lõppvastus 15,64. Vaatame nüüd teist näidet veel. Meil on esimene kümnendmurd 3,98, millele on vaja juurde liita 15,171. Jällegi oluline on see, et komakohad oleksid kohakuti ja järguühikud ilusasti teineteise all. Ja nüüd me näeme, et meil on ühes liidetavas tuhandikud, teises neid ei ole. Me võime siia selle nulli lõppu kirjutada, kuna kümnendmurdude puhul võid sa siis alati murru lõppu nulle juurde panna täpselt nii palju, kui sul tarvis. Ja toimetame siis oma liitmisega edasi. Liidame ja saame vastuseks 19,151. Nii, teeme ka paar näidet lahutamise kohta. Meil on esimene lahutamise tehe 80 miinus 15,71 ja ka siin on oluline kirjutada järguühikud üksteise alla. Ja mida me nüüd näeme? Me näeme, et meil on esimeses arvus kümnendkohti ei ole, aga nagu ma juba eelnevalt ütlesin, neid saab alati siia nullidena juurde lisada. Ja nüüd on meil siis tehe, kus 80,00 on vaja ära lahutada 15,71 ja me peame kõigepealt laenama siis täiskümnetest maha ja saame siis hakata nüüd lahutama. Me saame 10 lahutame 1, saame siia jäägiks 9. Nüüd on oluline meeles pidada seda, et siit on nüüd juba 1 kümnendik ära võetud, ehk meil on seal alles 9 kümnendikku ja 9 kümnendikku lahutatud 7 kümnendikku annab meile tulemuseks 2 kümnendikku. Jälle on oluline nüüd meeles pidada, et üks tervegi, üks üheline on juba siit ära võetud, ehk siin on meil nüüd 9 ühelist, millest 5 ära võttes annab 4. Kümnelisi on meil nüüd alles 7
ja 7 miinus 1 annab tulemuseks 60. Vastus 64,29. Ja teeme ühe näite veel. Meil on vaja 23,8 lahutada 15,92. Ja jällegi on vähendatavas kümnendkohti vähem kui esimeses arvus, ehk me võime siis siia jälle südamerahus ühe nulli juurde lisada. Nüüd meil on siis vaja 10 sajandikust lahutada 2 sajandikku, saame tulemuseks 8 sajandikku. Meil on alles 7 kümnendikku, millest 9 vaja ära võtta, ei ole võimalik teha, peame minema ja ühelistest ühe ära laenama. Ja mida meil on siis nüüd 17 kümnendikust 9 ära võtta, annab tulemuseks 8. Komakoht kindlasti kirjutame ära ja nüüd meil on siis alles 2 ühelist, millest vaja 5 ära võtta, järjekordselt on vaja minna laenama ja meil jääb siis tehteks 12 miinus 5, mis on 7. Ja kümnelisi alles ei jäänud, tulemuseks saame 7,88. Ja nüüd on minupoolsete näidetega kõik. Ise ülesandeid lahendades ära unusta koma kirjutamise reeglit ehk lahutamise või liitmise tehtes tuleb komad kirjutada kohakuti.